ja Justin, mine esimesse ritta näiteks, see on sinu ühes koht ja tere tulemast kõigile. Me oleme Prima Vistal, mille pealkirjaks sellel aastal on kohakirjandus teemaks. Ja kui mina kuulsin seda teemat, kohakirjandus, siis mul kohe kõlas vastus, et midagi peaks Petrone Britt välja mõtlema, midagi peaks iseendalt küsima, sest täiesti kogemata, päriselt ka kogemata juhtus niimoodi, et meie kirjastus alustas kunagi sarja, mis on nii elujõuline, et seda isegi teatud ajal otsuste peale lõpetada ei olnud võimalik lõpetada. Me saime aru, et see minu sari tahab edasi kirjutamist saada. Autoreid on nii palju, kes muudkui planeedi erinevatest otstest meile kirjutavad ja soovivad uusi raamatuid kirjutada ja ka koolides kohustuslikuks siin-seal muutunud ja ikkagi piisavalt palju neid, kes tahavad lugeda ja kirjutada. Ja et mis see fenomen on, miks see on niimoodi ajasõelale jäänud ja selliseks loheks osutunud, kellel ei saagi pead maha raiuda. Ja siin on selline väike kokkutulekulaadne, et ma olen aitäh kõigile, kes tulid siia kaasa mõtlema. Mikrofoni annan ma Annelale, kes on kirjutanud 2 raamatut meie sarja, aga ühesõnaga siis on niimoodi, et Annelalt on omajuurne minu Setomaa ja tüüpiline kultuurikonflikt minu Taisaared ja peale selle on Annela minu ülikoolikaaslane ja üks tark tüdruk, kes oskab võib-olla midagi laiemalt ka arvata. Siis on aitäh, Mika, et sa tulid ja Mikal on keeruline juhtum, ma ei oskagi öelda, kas siis on siin tegemist kultuurikonfliktiga. Minu hüpotees on see, et see sari põhineb peamiselt kultuurikonfliktil, aga mõni asi on natuke keerulisem. Kindlasti minu Karjala ei ole päris kultuurikonflikt, aga minu Supilinn on küsimärgiga kultuurikonflikt. Siis on meil siin Inga Lunge, täpselt sama segane lugu, et kus on juured ja kus on kultuurikonflikt minu Karloga. Siis on täiesti oma juure peal istub seal Mare, minu Kihnu, siis on siin ilmselt siiski kultuurikonflikti esindav Heiki minu Oslo ja siis on Justin, tüüpiline kultuurikonflikti esindaja, süldilood ja verivorstilood, minu Eesti 1, 2, 3 ja minu Viljandi ja siis midagi vägagi pentsakat, minu Itaalia, mis on oma juurte otsimine ja seal igasugustesse sekeldustesse kultuurikonfliktidesse sattumine. Ja siis olen mina, üle tükk aja on käes selle sarja avaraamatut minu Ameerika esimest osa, mis on nagu väga selgelt kultuurikonflikti peale üles ehitatud. Mitte, et ma oleksin siis mõelnud seda, et oi, minul on selline mõte, see on nagu tagantjärgi tarkusena ära tabatud. Et tookord oli lihtsalt selline aeg, et ma olin koduperenaine, natuke identiteedikriisis ja pidin oma elust aru saama oma lapse kõrvalt ja sattusin siis kõiki neid keerulisi olukordasid kirja panema oma blogis. Aga kõik see, mida ma kirja panin, ongi tegelikult kultuurikonfliktid. Ja Annela, mina küsin sinult nüüd ka lõpuks midagi või võid ka mikrofoni leida. Et kas sa oled nõus selle mõttega, et minu sarja fenomen on kultuurikonflikt? Ma arvan küll, sest et see on juba see, mis
on kas inimeste sees ja nad ise elavad seda läbi ja on väga tore, kui selline, ma ei ütleks nüüd eneseabiõhik, aga keegi teine on veel sellistes sisemistes aruteludes olnud. Või teine on siis see, et ta ongi selline avalik vastuolusid lahkav, mis pakub ka huvi. Ükskõik räägime me siis, eks ole, Eesti sees elamisest, Võromaal, Setomaal, Mulgimaal, Virumaal või siis tõesti teise riigi sattununa, et kuidas sa selle ümbrus enda jaoks mõtestad? Ja siis, kui tekib probleem, siis tekib tavaliselt lugu. Ja seda mina mõtlen just selle konflikti all, et see kedagi ei huvita ju lihtsalt kirjeldus, looduskirjeldus, ükspuha kui hästi kirjutatud, kedagi ei huvita ainult faktid ja selline hariv tarkus. Tegelikult on see, mis nagu pärast raamatust nagu mälusõelale jääb, on see konflikt, on see lugu, mis on juhtunud nagu kas siis kahe inimese vahel või siis kahe erineva mingisuguse kultuuri või traditsiooni vahel. Ja seda mõtlen mina selle ajal, et kõigis raamatutes seda võib-olla nii palju ei ole, aga ma arvan, et isegi nendes, ma praegu ütleks seda Minu Setumaa, olen lugenud teist korda läbi ja mis mulle nagu tagantjärgi jäi silma, väga palju selles raamatus keerleb Annela juuste ümber jälle. Alles me lõpetasime selle, me rääkisime siin Minu Türgi esitlusel sellest, et ikka need naise juuksed ja peakatmine. Aga tegelikult on ju sinu lugu, sa võid seda öelda, mis seal toimus, et kui sind valiti ülemsootskaks, läks ju tegelikult kultuurisiseseks kultuurikonfliktiks lahti. Jah, et taustaks siis peab rääkima seda, et kui ma kannaksin seto rõivaid, mida ma täna ei kanna, ma kannan seto mustritest inspireeritud kletti, aga kui ma kannaksin seto rõivaid, siis sel viisil, eks ole, lahtiste juustega te mind ei näe, sest et ma tõesti sattusin ülemsootskaks sellisel ajal, kus avalik arutelu teemal, kui on lastega naine, aga ei ole abielus, et kuidas siis tema oma pead võiks sättida korralikke setorõivaid kandes. Ja kuna siis ma olingi selline tore kohe kätte saadav olev eksemplar, kelle peal siis võis selle kõik läbi arutada ja siis jah, ma mõistsin, et tegelikult see arutelu ei käinud minu ümber, vaid tegelikult me lepimegi kokku, me tekitame praegu ühiskondlikud kokkulepped, kuidas peaksid käituma naised, kes ei ole abielus, aga kellel on lapsed, et millisel viisil nad siis peaksid oma pead katma ja mina tegin siis läbi kogu selle tee valikukandjast, kes on siis, eks ole, neiu, siis nii-öelda mitte abielus olev naine, kes kannab siis rätikut ja siis lõpuks abielunaine, kes ma seni seaduslikult ikkagi veel ei ole, ehk siis kandes siis kossasid ja lilikut, aga ma arvan, et ma olin piisavalt tugev küll, et minu peal võis selle siis läbi arutada küll nii avalikult kui siis ka salaja. Aga ma toon veel ühe asja juurde siin konfliktide puhul, et vaatan ka tegelikult Marele siin väga sügavalt silma, et ega te saite ju Setomaalt mitu korvi ka, et ega osad inimesed ei olnud valmis seda raamatut kirjutama, sest et seda on ju ette näha, et kui keegi läheb kirjutama ja rääkima asjadest, mis on kogukonda puudutavad, siis nii mõnedki ütlesid, et ma tahan siin edasi elada ja ma jätan selle võimaluse teistele. Tõsi. Ma tooksin korra sisse eelreklaamina selle raamatu, mis meil ei ole trükikotta jõudnud. Olavi Antons, kes on kirjutanud Minu Tenerife, kirjutab praegu või on juba valmis kirjutanud, aga on
toimetamisel Minu Saaremaa. Et üks saar, temal siis selline, millest ta kirjutas suhteliselt lõdra randmega ja teades seda, et mitte ükski see, kes on Joseed ja Mariade, kes seal iganes olid, ei hakka seda lugema ja jäävadki anonüümseteks tegelasteks raamatus. Aga Saaremaa juba aasta aega hoiab hinge kinni, et nüüd on tulemas Saaremaa raamat. Mida ta seal kellest kirjutab, et ütles, et ikka nagu öö ja päev palju raskem on kirjutada. Aga ma ikka ütlen vahel igaks juhuks, et ega sa ei saa olla päris kindel, sest kui minu Taisaared ära ilmusid, siis tegelikult tublid eestlased võtsid raamatu kätte ja läksid neid kohtasid otsima ja nad leidsid osad need inimesed ülesse, kellest siin on kirjutatud. Nii et mul on ka üks pilt ühest väga sümpaatsest taimehest, kellel on see raamat käes ja kellest on siin pilt, kellel ma küll inglise keeles 2 sõnaga ütlesin, et me kirjutame raamatut ja see ilmub. Nii et ära ole kindel mingist väga kaugest saarest kirjutades, et su pallid kaasmaalased seda raamatut ikkagi kohale ei vii. Ja tõsi, ja see võib ka minna tegelikult tänapäeval tehnika arenguga üha lihtsamaks, et kui sul on see tekst näiteks elektrooniliselt ehk e-raamatuna, siis on üsna lihtne seda tegelikult Google Translate'i või mõne muu tehisintellekti abiga kirja. Siiski ma arvan, et ta ei ole lihtsalt nii tähtis, et keegi kuskilt teisest maailma otsast midagi nagu kirjutanud on ju, aga see, et see tekib ju kogukonnas suur arutelu, kogukonna liige kirjutab. Ja ma olen ka seda mõelnud, et miks see oli niimoodi, et need väga tugevad raamatud nendest nagu kogukondadest ongi tegelikult kogukonna enda juure esindajate kirjutatud, sest sina oled ise seto, sul on lubatud rohkem kui sellel nii-öelda petusektor, eks ju, nagu samamoodi Kihnu Marele on lubatud rohkem, kui on kellelegi, kes on sinna alles üks sugukord tagasi tulnud näiteks või on isegi jumalad ka 5 aastat tagasi tulnud näiteks on ju. Ja samamoodi on Minu Mulgimaa on kirjutatud Kristi Ilves, kusjuures olen seda mõelnud, et miks see Minu Mulgimaa nii huvitav raamat on, kui seal ei ole kultuurikonflikti. Ega ma täpselt ei oska välja öelda, aga siis ma mõtlesin, hakkasin nagu vaatama, et seal on sees need pisikesed konfliktid on seal ikka sees, et see lihtsalt on nagu teise tasandi peal. Aga jah, et need 3 vägevat naist võtsid julguse ja ka sa oled nõus, et Jupiteril on rohkem lubatud kui härjale, nagu selle vanasõna järgi. Põlisrahva esindajale on rohkem lubatud kui sisse tulnud. No selles mõttes on rohkem lubatud, et nii nagu kogukondades nagu ka Kihnus ja nagu ka Setomaal, ega ju Setot teavad, et kui ma soovin nagu nende hulgas edasi elada, siis ma ikkagi nagu väga kaalun, kuidas ma ütlen ja mida ma ütlen. Ma tõesti saan öelda nagu rohkem, aga nad teavad, et kui ma ikkagi peaksin mingil puhul nagu vääratama või tegema midagi, mis on nagu absoluutselt lubamatu, ma isegi kujuta ette, mis see nagu oleks, millest ma ei kirjutaks, alati sa leiad ju viisi, aga su lapsed ja hõim ja kõik on ju seal piirkonnas ju edasi elamas. No see ongi kogukonna liikmeks olemine, aga vahet ei ole, kas sa juhtad raamatut või selliselt elad on ju. Ma lihtsalt küsin remargi korras, kas sulle tõesti ei tulnud näiteks tollel pähe, et te võiksite oma abielu ära registreerida ja lõpetaksite selle konkreetse kultuurikonflikti traditsioonilisel moel? Aga mulle tundus juba tollel hetkel, kui see asi läks tõesti nagu nii punasesse, et põnevam on ilma abielut edasi minna. Et ma tahtsin päriselt nagu vaadata, kuidas see siis nagu lõpeb, mis need paabad siis ütlevad, et mis Annel oma peaga tegema peab. Aga see tundus tõesti tollel hetkel põnevam ja pärast läks selle päeva korrast ära, nii et siin ma siis olen. Maret Kihnu saare esindajat vaadates tuli mulle üks lugu meelde, mis ka natukene näitlikustab, et meil on iga kord kaart raamatu alguses, samamoodi Kihnu saare kaart, kus on siis kõik asjad peale, aga
aga siis kas tekkis saarel skandaal, et üks väga tähtis talu oli jäänud kaardi pealt välja, oli nii. Tahad sa seda kuidagi kommenteerida või et ma võin Marele sõna anda, et võt selline konflikt. Kujundamise käigus läks kaotsi esimeses variandist oli trükki. Et tegelikult oli talu olemas, aga raamatusse ei jõutud. Ja seal oli ikkagi need olulised talud märgitud ja siis oli märkimata ja siis kirjutas vastakuga juurde oli esitus. Raamatusse iganes. Ja lihtne nähtis, kes see laadus. Väga meeldis, et kui makrotasandile me läheme selle asjaga. Jah, niisugused lood ja samas mõtlen, et tulles nüüd näiteks Niga juurde, kas Niga sulle kuidagi heideti ka midagi ette, et sa supilinna valesti kuidagi näitasid või oled sa selline ekstsentrik välismaalane, kellel on kõik lubatud? Mind ei huvita. Aga äkki linnuke laulis? Ja kui nad mulle tulevad ütlema, enam ei julgegi keegi tulla. Aga kui kuskilt midagi kostab, siis ma ütlen ikkagi otse. Ole vait, lõpeta ära, mine metsa. Hullemaid sõnu ma ei kasuta, aga tõepoolest kirjanikuna on selline, vaba kirjanikuna on lihtsalt selline võim, vabadus, ka vastutus. Ütlen, mida tahan ja kui ma ei julge öelda, mida ma tahan, siis võib-olla võib minna tagasi riigiametnikuks. Jaa, nüüd tuleb meelde Andrei Hvostovi tsitaat, kui ta kirjutas Sillane passiooni, mis on ka väga uus raamat kõigest, mis tal oli öelda oma elu, oma suguvõsa, esivanemate kohta, et tal oli eksistentsiaalne valik. Kas ta tahab olla hea inimene või ta tahab olla hea kirjanik. Ja kui sa selle kliki ära teed, et sa oled selle valiku teinud, siis sa võib-olla sellel hetkel enam ei mõtle sellele, et mis tunne on olla kogukonna liige või ma ei tea, kuidas sina meile seda kommenteerid, aga mina sain väga hästi aru, mida Andrei mõtles. See teeb sulle nagu vabaks ja sama asja, et see tegelikult jääb iga. Et siis enam ei ole see tähtis ja siis sa saadki, sest ma mõtlen, kui mina kirjutasin minu Ameerika raamatut, minu jaoks oli see raudselt teraapia. Oli vaja sisse elada, kohaneda Ameerika tarbijaliku kultuuriga, Itaalia ämmaga ja tegelikult lihtsalt uue elufaasiga, kus on järsku väike laps ja siis juba rohkem väikseid lapsi. Ja ma ei saanudki muud moodi, kui ma lihtsalt unustasin kõik muu ära. Ma lihtsalt kirjutasin hinge pealt ära. Ja võtame igalt mikrofoni tagasi. Ja, et räägi, mis sina vastu kõlad. Ma mõtlen seda, et võib-olla Setomaal ja tegelikult ka Kihnos on selles mõttes nagu lihtsam. Et meil on ikkagi selline, me ei taha, et seda käsitletaks matriarhaadina, aga meil on ikkagi tugevad naised on ausad. Ja läbi ajaloo Setomaal on naised alati leidnud võimaluse erinevates lauludes välja öelda, mida nad tegelikult asjadest arvavad. Mina lihtsalt kasutasin teist vormi, mis on mulle kuidagi kohaselt, ma kasutasin seda raamatuna, aga nendest lauludest, mis on meie lauluemad laulnud ja kus on asjadest otsa öeldud, on olnud Setomaal läbi aegade au sees. Ehk et kui sa oled tugev isiksus, kui sul on see respekt kogukonnas, et sul on voli öelda, siis Setomaal on see okei. Ka varem olnud. Jaa. Ma mõtlen, et igapäevaselt, iganädalaselt ma saan hästi palju
proovitöid, need on sellised lained, et kas me tõesti peame lugema läbi 10 tulevasi raamatuid, millest ütleme võib-olla 10% läheb edasi. Ja ma alati tunnen seda ja alati ka ütlen seda neile juba enne, et valige proovikatkendiks mingisugune dialoog, konflikti olukord. Ja siis ma ka vaatan seda, et kas inimene saab ennast selle sordiini alt nagu ära ja saab vabalt, julgelt kirjutada, et kas ta saab sellesse sisse minna. Sest selle tegelikult tunnetab üsna kiiresti ära, et kas sa oled suutnud need, ütleme nii-öelda olulised teised kusagile ukse taha jätta, uks kinni ja kirjutad sellest, mis sul tegelikult endalt orust tuleb. Et see on minu arust hästi oluline. Nii, mõtlen, kes meil siin veel on? Inga, minu Karluga. Sina oled, võib-olla juurte poolest, eks ole, natukene karlovlane, aga siiski sisse tulnud. Tulid Tallinnast ja sattusid siia, eks ole. Kas sina tunnetasid seda vastutust ja teatud hirmu, et mida naabrid mõtlevad, mida kogukond mõtleb, kui sa nüüd selle sinu Karlova versiooni raamatusse paned? Vale oleks vist öelda, et ei tundnud, et ju ma ikka tundsin ja ma arvan, et see vastutus oli erinevates suundades, et üks võib tõesti tagasi minu esiemade poole, kes on tõesti just nimelt Karlovast siis pärit. Ja just selle sama vastutuse mõttes või et seda oleks huvitav lugeda kõigil ka neil, sest ma tean, et paljud just need loevad, kes on ise Karlovas, eks ju. Või siis, kes on alles sinna kolida, aga just need, kes on elanud seal kindlasti kauem kui mina võib-olla. Ja see oli see põhjus, et miks ma selle raamatu ehitasin üles võib-olla veidi teistmoodi, et ma rääkisin väga paljude sõpradega, kes on siis ka laiemale üldsusele tuntud, et saada nende vaatepunkti. Ja sa tegelikult laiendasid ja jagasid vastutuse laiali. Just, sest et oli ka huvitav kuulata neid lugusid, mis on näiteks Maanus Mikkelil, kes on keraamik ja kes on väikse lapsena olnud kunagi ja näinud, kuidas neid palke parvetati vee peal ja selliseid lugusid minul ei saa olla, aga neil on. Aga kas mul hirmu selle koha pealt, et mida keegi arvab? Ei, ma arvan, et Karlovas saaks kirjutada väga palju lugusid ja võiks, ja ma ei tea, kas sul on tehtud ettepanek, et keegi kirjutaks veel, näiteks minu Ameerika, ma arvan, et samamoodi. Meil on ammu teise lugi peal, aga minu Karlovat ei ole veel kirjutanud. Et sealt võiks tulla veel ja veel, sest neid lugusid seal Puustagulis on ikka väga palju rohkem kui need, mis sinna raamatusse praegu said. Ja mõtlen praegu ka seda, et ilmselt ikkagi, vaata, et ongi, et mis see roll on, et kui rahvas sind juba enne piisavalt juba armastab, et see on meie nunnu Inga Lungesin, et siis sul on ka rohkem lubatud. Ja siis ma hüppan siin selle kästnud Petrone peale ja lihtsalt ütlen ühe asja, mis ilmselt on tõsi, ka ümber lükata, aga et kui sina käid kusagil esinemas mõnes raamatukogus, siis inimestele antakse võimalus küsida midagi, siis nad küsivad sinult ikka seda sama. Kas sa nüüd oled süldi ära proovinud? Või siis küsivad seda verivorsti kohta. Ja et see kuidagi, sa nagu jääd ilmselt elu lõpuni seda süldi ja verivorsti kultuurikonflikti üks kirjeldajaks Eesti kirjanduselus. Jah, ei see on huvitav, sest see raamat on tegelikult 350 lehekülge pikk. Ja see detail, mis on jäänud meelde, kõik sellest loost, kuidas me saime kokku, need ei huvita, aga see süldi lugu on kuidagi jäänud meelde. Ma ei tea, miks see oli nii huvitav inimestele,
ma ka ei tea. Ma kirjeldasin seda. Võib-olla toidust on, võib-olla hästi kirjutatud ka. Ma kirjeldasin, et nägi välja nagu keegi tõmbas seda New Yorki Ida-jõest välja. Ida-jõgi on Brooklyni ja Manhattani vahel hästi kitsas ja üsna haiseb. Ja, sest et vanasti need lihtsalt lasid neid turud lahti ja kõik see nagu pask voolas otse jõkke. Nii et, aga ilmselt võiks nagu tõenäoliselt nagu välja nägema nagu sült. Ma arvan, kuules ei ole kõige ilusam söök. Vabandust. Värivorstid on päiselt toredad ja nõnnud, aga söök võib-olla ei ole kõige ilusam söök, eks ole. Ja oled sa rahul selle rolliga Eesti kirjanduses? Ei tea. Mõnes mõttes on kinkitus, et keegi ei võtta mind tõsiselt, aga samuti kui keegi ei võtta sind tõsiselt, siis kui sa ütled midagi sügavat, siis need nagu hämarab ja need arvavad, wow, ta on nii tiip täna, sest need on nii harjunud, et sa teed lihtsalt oduseks. Nad naeravad ikka. Natuke mulle tundub, et Nika ja Justin on selles mõttes sarnased, et te olete nagu kehtestanud enda sellise kergelt eksentrilise julge ütlemisega rolli Eesti kirjanduses ja siis teile ongi see lubatud, et te võite öelda asju, mida isegi mitte iga eestlane öelda ei saa. Meil on kohad, kuhu me saame ära põgeneda, kui on vaja. Et see on see eestlaste asi, et need kardavad, mis küla arvavad nendest. Sest et see on nende kodumaa, need kardavad, mis nagu sugulased arvavad neist ja vanad sõprad, linkinaabrid, eks ole, aga nad ei saa välismaale põgeneda, aga nad ikka jõuavad koju, aga tema võiks minna nii tagasi Soomesse, sest peitab end seal kuskil Kallios või mida iganes. Kuigi ilmselt on päris hea roll olla ekstsentrik kuulsus väikses Eesti tiigis. Ma tahtsin Nika kohta kommenteerida, et kunagi ta ütles, meil oli raamatumesiklus, ma ei mäleta milline see oli, äkki see oligi see supilinna ja siis ta ütles, et ta on kuumavereline karjalane või see oli karjale mees ütlesid. Ja siis ma küsisin, mis see tähendab, et sulle meeldivad karjale pirukad ja siis see vastas, ei, see tähendab, et see on nagu robustne ja kuumaverelane. Me võime nutta naerda korraga ei ole mingit probleemi. Aga nagu see võrdleb siis nagu tavalise eestlasega, nagu kas sa oled olnud liiga kerglik eestlaste? Ikka. Me ei nendel hetkedel alati ma pean mõtlema hoolega, et ma ei tõmba vett peale kõigele, mis ma olen 30 aastat teinud. Ühesõnaga, ma ei taha väga palju eestlasi materdada, ma proovin pigem olla kuidagi positiivne alati. Et selle asemel, et rääkida, et eestlased on nii nagu nad on, tihtipeale siis tahan veel rääkida hoopis seda, et meil Karjalas inimesed on väga rõõmsad ja meil on väga vaikne ja ilus. Teiste sõnadega, Eestis on ärmakas kogu aeg igal pool, kui seda teisiti öelda, aga püüaks olla positiivne, et keegi ei kurvastaks. Meil on tegelikult hea siin. Siis on veel sõna andmata Heikile minu Oslo ja vaata, Oslo, Norra, seal on üks seadus, mis selle seaduse nimi oligi, Jante seadus. Kuidas see seadus kõlaski? See natukene võib-olla haakub siin sellise üldise seaduspärasusega, kust tekivad erilised tüübid ja kus on mass? Ei, Janteloov on Taanis või Norras kaklevad oma vahel, kumma oma see on, aga põhimõtteliselt on see, et sa ei ole parem kui mina, kui hästi lühidalt kokku võtta. Ja kui sa arvad, et sa oled parem kui teised, siis mõtle uuesti. Tehakse ruttu selgeks, et sa ei ole. Ja minu Oslo, mulle isiklikult väga meeldis see raamat. Ja ma mõtlengi,
no eks seal oli ka neid konflikte ja kõike, aga tead, mulle kõige rohkem meeldis see, et ta oli keeleliselt ootamatu. Kui te ei ole lugenud, siis ma soovitan seda üllatust kogeda, et autor on avastanud sulud, sellised kirjavahemärgid, selline vihje ja sulgud, sees käib mingi oma maailm. Kus sul selline mõte tuli? Noh, tegelikult ta tuli sellest, et ma püüdsin kirjutada nii, nagu ma räägin. Ja kui me räägime, siis tuleb vahepeal see, et tuleb mingi kõrvalmõte. Kommenteerid oma mõtet, mis sa just välja ütlesid. Ja siis omakorda tahaksid kommenteerida seda mõtet, mis sul siis välja tuli. Ja siis ongi niimoodi, et selleks, et kommenteerida, sa paned selle kommentaari sulgudesse ja siis paned järgmistesse sulgudesse ja siis läheb see esialgne jutt edasi. No seal sulgudes oli rohkem see, mida inimene tavaliselt välja ei ütle dialoogis, vaid mis nagu mõttes käib. Ei no tõesti, ma isiklikult väga soovitan, et see oli nii ootamatu nagu noh, et kui palju saab miski veel üllatada, et me kõik oleme justkui mingisuguses formaadis ja rutiinis, et kas kunagi tuleb selline raamat, mis enam üldse ei üllata ja siis järsku tuleb selline raamat, mis üllatab hoopis ootamatu koha peal, et autor leidis sulud. see on jah niimoodi, et noh, see on minu poolt see sinule kompliment ja kommentaar. Ja aga heake küll, ma siis tuleks tagasi siis ikkagi uuesti Annela juurde. Mõtlen, et kuna ma hiljuti just minu Tai saared üle lugesin, õigemini kuulasin sinu enda esituses, aga tore oli kuulata. Ja tegelikult juba kuulasingi selle mõttega, et ma teadsin, et me saame siin kokku ja räägime ja et ma vaatan, kus koha peal on need elemendid, et kuidas siis nagu, millest rääkida, kui me räägime sellest, et on juured ja on võõras kultuur. Ja et kuidas need kaks kokku klapivad, et tekib hästi loetav raamat selle sarja esindaja. Ma ei tea, kas ise midagi mäletad, ma kahtlustan, et sa pole ise vist seda väga värsket, siis lugesid. Ja, sest mina näiteks üllatusin sellest, et sa märkasid, et need nii-öelda tsässonad ehk siis Seto külakabelid asuvad Tais ka samamoodi, et need on siis need budistlikud väikesed, ma ei teagi, mis see eestikeelne sõna on neil, aga ka sellised ongi nagu väiksed sässonad. Et see oli selline ootamatu kultuuri paralleel ja samas oli seal ka päris mitmeid konflikte loomulikult. Juba see, et sa läksid 3 lapsega, ütleme siis, kuidas seda nüüd viisakalt öelda, seksiturismi paradiisi, et see on juba iseenesest natukene kultuurikonflikt ja sul ei olnud kaasas ka baabuskaid ja neid nännisid, ühesõnaga lapshoidjaid ei olnud kaasas, et sa tekitasid sellise olukorra, mis igal juhul oli täis probleeme. Ja kui see raamat lõpuks ära ilmus, siis selgus, et omaette probleeme oli sellest, tegelikult seda meil ikka juhtub, et tuleb raamat ja siis tulevad kõik need, kes on ka selle konkreetse kohaga seotud, konkreetselt siis minu Tai saared, siis on Taiga seotud ja kes ütlesid, et nende arust on vale raamat, vale maailm, vale arusaam asjadest, vale elu. Et tegelikult on Tai saared hoopis teistmoodi. Nii et ma nägin nagu nii palju neid konflikte. Kommenteeri. Jaa, see oli äärmiselt, me peaksime ennast natuke mõtlema tagasi ka, et see oli siis 11 aastat tagasi, kui me elasime
Tais ja siis nii-öelda see, mis me praegu näeme nendest seriaalidest, siis see ei olnud nii igapäevane, et see oli suhteliselt, noh, ma ei ütle nüüd nagu haruldane, aga võib-olla ma olin... Oota, mida me näeme seriaalidest? Et sa lähed lastega, elad teises kauges riigis, blogid sellest, teed selle kõik läbi, see oli kavalik. Et sa olid natuke oma ajast ees, et sa olid enne, kui tuuli. Just, ma olin natukene ajast ees ja siis ma sain aru tõesti, et need inimesed, kes olid käinud Tais hoopis teistel eesmärkidel ja hoopis teisi elusid seal elanud, vahepeal siis varjatult, vahepeal nagu avalikumalt, et nemad ei olnud sellise taiga harjunud, et sa võidki seal olla perega, sa satud sellisesse keskkonda, kus tavaliselt tehakse teisi asju raha eest või siis kuidagi teisiti, et see tundus meile, et sellist taid ju ei ole olemas. Praegu me oleme harjunud sellega palju rohkem, et sa oledki pool aastat elas ühes riigis, pool aastat elad Eestis ja see on meile siin kultuuris muutunud juba harjumuse pärasemaks. Tollel hetkel see veel niimoodi ei olnud ja ma arvan, et sellest ka paljuski need küsimused, miks te sellist asja Tais teete, et see ei ole ju Tai, tekkisid. Ja mina olen Mika, ma olen sulle ka osa mikrofoni, märkused on oodatud. Lihtsalt mõtlemiseks, et Eesti oli tohutu seksiturismimaa soomlaste jaoks ja mul on alati olnud väga piinlik, kui ma ei tea, kus on Tartu bordellid juba 90-ndatel, aga ajad muutuvad, et see, mis oli 11 aastat tagasi, on teine, mis nüüd. Aga tõesti, Eesti oli soomlaste jaoks. Jumal tänatud enam ei ole midagi väga Bangkoki-laadsed. Võttis sõnatuks. Vahel on ikka hea ka, et Eesti elatustase on tõusnud ja elu on kallimaks teinud. Eks ikka tekitavad ju konflikte need, kes teevad asju teistmoodi, kui nähtaks nagu selline nagu argipraktikana või tavapärase praktikana, nii et see on ju, sellest need konfliktid tulevadki. Ja, siin ongi need kaks asja, et üks asi on mugav elu ja teine asi on hea raamat. Nad on nagu praktiliselt kaks eri valikut. Ja nüüd selle raamatuga mul on nüüd nagu see probleem, mille peale on nagu tõesti mõelnud. Kui ma siis kirjutasin nendest olukordadest, mis toimusid minu ümber ja kirjeldasin seda, sest ma ju kuulsin seda kõike, siis nüüd praegu... Kõlab vastu. See kõlab, et kaugemalt hakkas kõlama. Ja, aga ma ei arvesta... Ütlevasti, et kui sa... Et kui ma kirjutasin siia sellise peatüki, mis tõesti siis kirjeldas seda Tai lõbuelu, mis selles samas majas ka siis toimus, ma ei mõelnud selle peale, et seda raamatut loevad minu lapsed, minu laste klassikaaslased, klassiõed. Siis kui aastad mööduvad. No ega seal on midagi väga... hullu ei kirjeldanud, et lihtsalt mainisid, et ilmselt käivad selle niimoodi, et see on ju reaalsus ja ausalt öeldes oleks küll väga imelik olnud, kui Tai saates ei oleks seda teemat sees olnud. Aga ma olen ise ka seda üle elanud, et lapsed kasvavad ja mingil hetkel vaatavad siin, et ega mina ei ole ka siin midagi nagu väga hullu kirjutanud, aga kuidas teismeline loeb jõuludeks saadud, ma ei tea, peeretavad mõmmit näiteks on ju selles kontekstis. 10 aastat hiljem ta loeb juba seda nagu saab aru, et see on nagu kultuurikriitika on ju, et miks on vaja patareisid raisata selleks, et mõmmi peeretaks on ju. Et nagu, aga siis, kui ta on selles teismeeas, siis talle võib-olla ei meeldi see. Aga ma mõtlen jälle niimoodi, et aga mis seal ikka? Ma nagu ütles Andrei Hrustov, kas sa oled hea kirjanik või oled hea inimene. Sellel hetkel on lihtsam nagu või üldse mitte mõelda, et lihtsalt kirjutada ära, mis hinge peal on ja see oli mul hinge peal sellel hetkel. Et mul on teile kõigile küsimus, see on nagu selline enesetsensuuri küsimus on ju siis, et kas teile tuleb meelde selline teema, et kas jätta sisse
või võtta välja või üldse mitte kirja panna. Sest mina ütlen ausalt, minu Ameerikad on suht enesetsensuuritav või siis on valitud see, et panen kirja. Pole midagi kaotada, mis nad mulle ikka teha saavad. Et pigem nagu sedasi läinud. Justin, minu Eesti, kas sulle tuleb meelde midagi sellist, kus oli, et no, ma ei tea, mina kui Justini toimetaja ütlesin küll selle välja, et ma luban kirjutada enda joodikust tonu kohta. Küsimus ei ole selles, et isiku vabadus, privaatsus, vaid et ta nagu sümboliseerib midagi. Meil kõigil on suguvõsas oma joodik lähemal või kaugemal. Annan sulle ja kui ei ole midagi öelda, siis anna edasi. Ma ütleks pigem midagi minu Viljandi kohta. Näiteks ma tean, et mõned viljandilased ei olnud minuga väga rahul, sest ma kirjutasin, kuidas näiteks vetsupott oli külmetatud ja see raamatu alguses, kui ma lähen mu sõpru juurde ööbima, ta on Austraalias, ta oli kütnud ahju, sest nii, et kõik turud olid kinni. Ja ma tean, et ma sain tagasiside, et miks sa kirjutad sellistest asjadest, et inimestele see oli piinlik. Aga ma tahtsin näidata, et see on mu reaalsus ja tegelikult alguses see ei olnud üldsegi peatükis. Ja siis ma juhuslikult suhtlesin ühe sõpraga sellest teemast, siis ma ütlesin, kas sa tead, et kui ma tulin siia, pidin minema Statoilisse kell 3 hommikul, et küttepuu osta. Et siis ma kõndisin koju läbi tänavad 2 suurt kottidega küttepuud ja kütteahju, et oleks soojam, et siis lõpuks ometi, et vetsupott hakkaks uuesti toimima. Ja siis ta ütles, et palun panna seda raamatusse. Ükskõik, mis teised inimesed arvavad, et isegi tallinlastele äkki see natukene eksootiline. Ja see oli üks asi kindlasti, aga oli palju ka, mis ma ei pannudki siis raamatusse, sest mõtlesin, et see oli liiga isiklik, mitte isegi enda kohta või teiste inimeste kohta. Aga see oli raske leida selle tasakaalu, sest need lood oli nii imehead, aga ma ei saanud neid kasutada. Justin, võib-olla annad mulle ka. Ma tahaks jätkata just Justini neid toodud näiteid, et tema raamatute kaudu või tema lugude kaudu ma tegelikult kogu selle sarja üldse avastasin. Need on niivõrd mahlakalt ja mõnusalt kirjutatud, et see minu Viljandi, see oli lihtsalt, see on bestseller, et see on niivõrd lahe. Kas või see Peldiku lugu ja mis iganes, et see on nii, et naera ribadeks ausalt öeldes, et need asjad oleks tulnud olla, neid ei oleks tohtinud välja jätta. Aga ma ei näinud seal kuskil nagu erilist mingit konflikti või midagi, lihtsalt, et Justin näeb nagu natuke teise pilguga neid asju. Aga kui me räägime konfliktist, siis selline raamat nagu Minu Lasnamäe, kas siin on selle autorit? Ei ole. Seal on konflikt. Ja ma olin ise paar aastat töötasin insenerina ühes tehases Lasnamäel ja see oli konflikt. Juba seal, eks ole, firma oli pärit Šveitsist, töökeel oli saksa keel ja inglise keel, kõik töölised olid venelased. Et see juba see, eks ole. Ja raamat Minu Lasnamäe toob selle konflikti eriti hästi esile, kuidas tegelikult 2 täiesti erinevat tsivilisatsiooni eksisteerivad ühel territooriumil. See, kuidas Lasnamäe elu seal käib, eks ole, ja kuidas venelased ja eestlased omavahel suhtlevad. See on ikka täielik müstika, eks ole. Lapsed mängivad kuskil tühermaal, see on nagu tühermaa, leiavad inimese käe. Käe, eks ole. No vaat siuke on elu Lasnamäel.
et vaat see raamat on tõesti, kus ma kogesin seda konflikti. Et seda ma soovitan kõikidel lugeda ja see on ka nii kuradi hästi kirjutatud. Et jah, tase. Aitäh. Kas sa tahtsid midagi sellele vastata? Lasnamäe olen nõus, aga mõtlen tagasi siis minu Eesti, ma ei tea, kus oli üks lugu meelde, mis ma räägin, mida mina ka mõistan, et ka see on kultuurikonflikt. Et olukord, kus Justin kutsuti appi õunu korjama ja Justin arvas, et mina korjan neid õunu, mis siin puu otsas on, need on täpselt siin, kust minu käsi saab hästi neid võtta ja ära korjata. Ilusad õunad ka ju kõik puhtad ja korralikud ja selle peale hakkas, kes see seal oli siis peremees või perenaine pahandama, et mida sa teed, õunad tuleb ju kõigepealt maast ära korjata, mitte puu otsast. Ja vaata, see on nüüd nagu see, et eestlastel on eestlaste reeglid, on ju. Ja rohkem Justin nagu, ma arvan, et ega sa ei hakanud edasi kuskilt sealt otsima seda, et miks me nii teeme. Vaid et nagu kirja pandud anekdootlik juhtum, enamik eestlasi tunneb selle ära. Et nii see on ja see alati olnud, vanaema alati ütles, et enne tuleb maast korjata. Ja no muidugi mina saan küll aru, kui mõtlema hakkan. Miks see nii on? Muidu sa ju lastud need katki, need mis seal maas on. See oligi lihtsalt. Lõpuks keegi isegi ei joo kõik see mahla, et lihtsalt istub seal kuskil. See on kultuurikonflikt. Seda mõistab mina kultuurikonflikti all, et kuidas siis Justin kirjeldab, et eestlastel on nagu mingi tuumatalveks valmistumine, teeb neid moose, kelder on moose täis, keegi neid ei söö, aga iga aasta tehakse juurde. Meil oli see probleem tihti tegelikult, et inimesed ütlesid, et ei ole see lõpptoode, on see protsess. See oli nagu imehea protsess ja kui ma toimetasin Aavo Koka raamatut eestlastest, Pilsliga vist rahvast, ma ei mäleta selle pealkiri eesti keeles, aga seal lõpus oli 2 peatükki, mõlemad autorid kirjutasid, kui tore oli heinad teha, kui need lapsed olid. Ja siis ma mõtlesin, et üks kord tuli Felix, meie sõber, Viljandisse ja siis ta rääkis täpselt sama juttu, et nii hea on heine tegemine, mulle nii meeldib, siis mõtlesin, te olete täitsa veidrad inimesed. Miks te räägite nagu heine tegimisest? See on tüüpiline kultuurikonflikt. Ja siis mõnikord seal Setomaal, ükskord saabus mingi hulk rahvast ja kõik hakkasid rääkima kaevust. Ja mina värvisin midagi, ma vaatasin, kes pool tundi läks, siis ikka rääkisin mingi kaevu tegemisest või kuidas nagu korralikult teha ja mõtlesin, kas on tõesti nii põnev asi, et aga neil nagu on sellised väga võimsad arvamused selle kaevu kohta ja siis ma ei tea, kas oli konflikt, aga see oli mulle kuidagi aru saamata, et nagu kaev on kaev, eks ole, aga ma annan mikrofonid üle, mul huvitav Norra konfliktid. Ma ise elasin Taanis kunagi, aga Taanis oli huvitav, et nad ka austasid see Norra kuningliku perekonda. Et Haakoni pilt oli kogu aeg nagu Taani kroonika peal, et tegi midagi head. Jah, ma elasin just vahetult enne Oslot, elasin Taanis ka, et kohati lähevad mingid mälestused juba sassi. Aga tulles päris algusse tagasi, et mis minu arvates selle minu sarja fenomen on, siis jah, see kultuurikonflikt on kindlasti seal hästi oluline osa. Aga teine on minu arvates see, et miks on Kroonika üks enim müüdud ajakirju siiamaani, miks Elu24 nuppudele vajutatakse kõige rohkem internetis, on see, et inimestel meeldib teada teiste inimeste kohta. Isegi kui see on inimene, kes sa elu sees ei ole näinud, aga sulle meeldib lihtsalt teada nende inimeste isikliku elu kohta. Nüüd sa paned sinna konfliktile sinna juurde, no siis on perfektne. Muidugi Justini puhul lisandub see, et eestlastele meeldib alati teada, mida meist arvatakse. Et no see on veel selline ekstra kombo. Kas ma võiksid midagi lisada? Siis midagi lõpeta. Kommunikatsioon on olnud huvitav. Ma ei tea, kas Viljandis või Eestis, aga tihti eestlased teavad hästi palju teiste inimeste kohta, aga mine ei tea. Ja siis nad ütlevad,
siis ma küsin, nagu ma näeks mees teise naisega ja siis ma ütleks, et kas ta läks lahku oma naisel. Kuidas sa ei teadnud? See ammugi juhtus. Ja siis mõtlesin, et keegi ei öelnud mulle, aga me kõik teame ju. Ja siis mõtlen, et kuidas sina tead, aga mine ei tea. Informatsioon kuidagi liikub, aga kunagi ei jõua minu kohale. Ja ma ei saa aru, kuidas nad jagavad neid huvitavad faktid või lihtsalt nad on nii suured silmad ja näevad kõike. Ma ei saa aru, aga ma olen absoluutselt viimane inimene Eestis, kes teab midagi. Kui keegi on lahku läinud või mida iganes, ma lihtsalt ei tea. Ükskord keegi näitas mulle näiteks Smarty Day, neil oli mitu aastat. Kuidas sa ei tea? Ma ei tea, nad kasutasid mobiili-idee enam ei kasuta. Nad teavad neid asju. Ja siis see informatsioon liikub ringi, aga nad ei jaga neid asju minuga. Nad arvavad, et ta juba teab. Kas käib samuti Norras? Vaat selle koha pealt ma pean nüüd ütlema, jõudma nagu selle punktini, et minu Oslo puhul ma ei olnud selle ühiskonna sees niimoodi, ma olin pealtvaataja rollis ja lihtsalt, kes ei ole minu Oslot lugenud, siis mina olin seal tegelikult omamoodi kõrvaltegelane selles loos. Minu peategelane oli abikaasa, kes on diplomaat, mina läksin diplomaadi abikaasana sinna kaasa. Ja diplomaadid ei osalenud selles mõttes aktiivselt kohalikus elus või ütleme nii, et ma ei käinud seal õppimas või ei töötanud. Mul ei olnud sellist väga kohalikku kogemust. Ma olin just nimelt selline justkui nagu protsesside pealtvaataja. Ja sellest nüüd jõuame selle küsimuseni, kus kohas see mikrofon ringi hakkas käima, et kas ma tundsin, et ma pean ennast tsenseerima. Siis vaat siin oli küll see koht, kus ma pidin ennast halvaks kirjanikuks tegema ja tsenseerima. Ehk siis, hea küll, ma võin siin endas kirjutada midagi, sellega mul ei ole probleemi, ma võin ennast kogu rahvas lolliks teha või kes minust midagi arvatakse, tõesti on suhteliselt ükskõik. Aga ma pidin arvestama teiste inimestega enda ümber ja kuna ma olin oma abikaasaga seal kaasas, siis hakata Norra ühiskonda või Norra ühiskonnas toimuvat väga kriitiliselt näitama või mida ma tegelikult arvan, et ma pidin seal tagasi tõmbama, mingid asju lihtsalt kas märksõnad on ära. Eks kõik teavad Skandinaavia lastekaitse teemat, et loomulikult ma tahtsin seda oluliselt mahlasemalt kirjeldada ja mingit informatsiooni, mis mul selle kohta oli, aga see oli see koht, kus ma pidin lihtsalt tõmbama piiri, et siit ma üle ei lähe, sest et jah, okei, tuleb minule probleemi, sellist ei ole midagi, aga oma abikaasat ma ei pane sinna tulema. Ja see sinu abikaasa oli väga positiivne tegelane raamatus. Ta on siin nagu. Jaa, väga tore, jah. Et said ka tööga hästi toime ja tulid ka tegelikult, ma arvan, et hästi toime sellega, et sa kirjutasid huvitava raamatu ja vaata ühe punktidan juurde, et sa ütled, et inimesi huvitavad teiste inimeste lood. Täiesti nõus sõnaga, absoluutselt, ma arvan, kiviajast peale niimoodi olnud. Aga et kuidas me nagu kuidagi õilistame seda sarja, mis on ikkagi hariv. Ja hariv ka mitmes mõttes, nagu üleüldse igasugune reisikirjandus on ju see, et ta harib nende konkreetsete kohtade osas, aga alati ma olen üritanud mõelda, et nüüd see minu sarja raamat, et kas ta harib mingisuguse eriala või eluvaldkonna suhtes. Minu Oslo, minu jaoks tuleb niimoodi kaardile kahes mõttes. Üks asi on see, et mis tunne on olla mees koduperenaine, nii-öelda koduperemees emotsionaalselt ja logistiliselt. Ja teine asi on see, et mis tööd need saatkonna tegelased seal siis ka tegelikult teevad. Peale selle, et need väga harva ka seda šampuse klaasidega seal kuidagi kõlistavad. Ja ka seda võib kultuurikonfliktiks nimetada, et vaataja või lugeja ootus ja arvamus ja tegelikult reaalsus, et mis see siis nagu tegelikult on. Ja mul oli eales meelest see kirjeldus sinu abikaasa esimesest tööülesandest, selle peale lihtsalt ei tuleks siis, et ta pidi
see surnu keha kirstus läbi otsima, et ega see narkootikum ei ole. See oli lihtsalt illustreeriv tema varasamast elust, ta oli töötas kunagi Stockholmis, siis ta pidi sellist asja tegema. Aga väga tänulik olen selle loo eest, et ta andis harivad nagu tõeliselt meeldijääva nüansi sellest, mida tegelikult saatkonna töötajad tegema peavad. Ja andis väga hea loo. Ja nii on, ega võib ka sellest konfliktist muidugi rääkida või on sellist väike reklaam ja antireklaam raamatule, et igal juhul see, kuidas moodi sa kirjeldasid ka seda koduperemehe rolli, võis mõnda naisterahvast lugejat häirida ja võis tekitada küsimusi, kus siin on iroonia ja kus siin on tõemeelsus. Jah, siia ma pean vahepeal ütlema, et sinna oli teadlik provokatsioon sisse kirjutatud lihtsalt selleks, et oleks inimestel milles kinni haarata. Ja mina mõtlen ka seda, et praeguseks hetkeks minu sari on piisavalt turvaline ja suur koht, kus lubada isiksustel olla teatud piirideni. Kas sa ise tsenseerid või tuleb meil siin mingisugune arusaam, et on teatud sõnu ja mõttekäike, mida me oleme ka vahel välja võtnud, et arvame, et ei sobi aga üldiselt ikkagi võiks vabalt võtta. Aga anname siis edasi, mis on tsensuuri tunnetus olnud minu Kihnu kirjutamisel. See konflikti kohtamisel sisemiselt on ju meil ka palju puuduseid, aga see raamat iseenesest ju arvan, et üldjoontes laias laastus annab ikkagi sellise idealistliku kirjelduse Kihnu kohta, et ta positiivne ei too sellist negatiivset, mida me hoiame vaibal, mida me ise teame. Ja muidugi sa tsenseerid ja mõtled, et mida siis rääkida või kuidas seda hetke kirjeldada, milles me siis elame näiteks, et sellised kultuurimuutused, mis toimuvad. Näiteks sinsidolismi teel on ju ka see, et kui sa elad seal väikesel saarel, siis mis võib juhtuda, mis saab näiteks väga piiravaks, et mis on probleem, on see, et sa võid sealt ära minna, sellepärast, et kui keegi sind ei salli, siis heidetakse sind välja nendest mikroühiskondadest. Ja see on süsteemne, see kiusamine, et sa nii kaua kiusatakse, kui lahti saab. Et see on asi. Isegi kui sa oled nii-öelda see 7 põlve surnuaias põlisrahva esindaja, on ikkagi see tunne, et sind võidakse välja visata. Seal on mõned näited jah, tõepoolest, seal 20. sajandi esimeses pooles on üks perekond, keda peeti painajateks, mis tähendab, et nad tõenäoliselt teiste arvates valdasid nõiakunsti. Ehk siis nad, kui oli vaja, siis nõiutasid Kihnu keeles ja tegelesid teiste arvates sellega, siis nad nägid imelikult välja, välimus. Ja veel see muud asjad ja siis nende elu oli ikkagi see sotsiaalne tõrjutus oli selles peres juur, et nad olid ikka unistanud kuuldavasti sellest, et saaksid minema, aga pole minna kusagile. Et see selline asi on selles kultuuris täiesti olemas, aga mis puudutab jah seda, ma kirjutasin ka seal raamatus ilmselt, et kui sa oled sealt pärit või nagu sa ütlesid 7 põlve pärit, et seal tekib nende perekondade kaitse, et siin väga raske on lüüa seda, kes on põlisrahva esindaja, küll aga väljapoolt tuli. Seda on väga lihtne korralikult läbi peksta ja süsteemselt. Ja üks omamoodi konflikt minu Kihnu raamatus on see kõik müügiks teema, mis tuleb sellest, et suur huvi, rahvusvaheline huvi, kõik filmitegijad Jaapanist ja mujalt ma ei tea, kärbsed moosi kallal, selle väikse Kihnu saare seedikute kallal, selle kõik tahab filmida ja tekivad need küsimused nagu see, et ma ei teagi, kellega sa võitled, võib-olla iseenda südametunnistusega, aga et kui palju ja mida me siin nagu müüme. Et see oli minu jaoks hästi huvitav tasand seal raamatus. See vaimse kultuuripärandi, millega me UNESCO nimekirjas ka 2003. aastast alates oleme, see on ju kaup, mida me müüme ja mis on väga, väga suur ja valus probleem meie jaoks ja mis omakorda tekitab meeletult kultuurikonflikte. Mina tegelen välismeediaga igapäevaselt
ma käisin näiteks Poola ajakirjanik külas, kui tähendab nädalavahetusel Warner Bros tuleb Austraaliast. Nendega mul juba on kultuurikonflikt, mul kõige rohkem kultuurikonflikte, väga suur huvi kino vastu. Viimastel aastatel on tulnud itaallaste poolt, neid ma ei taha kinno lasta, sest lihtsalt lähevad, ma arvan, et seda ei kannata linnast välja. Ja keda nad kannatavad, on jaapanlased näiteks. Et seal on nagu lihtsalt see itaallaste lärmakas loovus või see, et nad ei süvene ja näitavad valesti asju või? Nad näivad kindlasti ebaviisakad, aga jaapanlane on viisakas, see on see vahe. Ja nad on sellised nõudlikud ja nad on väga suur rahva, nad tunnevad oma kultuurist lähtudes nad käituvad. Nendega kõik on alati konfliktid. Aitäh, aga siis Inga, kuidas on? Ma põitan nüüd ja võtan natukene teise suunal, sest et ilmselgelt, kui me rääkisime nüüd, et sellest enesetsenseerimisest või et see ei ole olnud teema minu Karlu kirjutamise juures kohe kindlasti mitte. Ma arvan, et see saab olla teemaks just nimelt, et kas siis tegu on väga väikese kogukonnaga või siis praegu Susanna oli veel siin, jah. Vaat minu meelest on huvitavam palju see, ma muudkui käisin raamatupoes ringi, aga kuulasin, mis sa rääkisid. Ja ma tahan hoopis sinu käest küsida, et kas näiteks, et kas sina pidid tegelikult mõtlema selle peale, et ootama sellest ei kirjuta, või vaat nagu sa ütlesidki, et tõenäoliselt Iraani ei tahaks minna. Muide, ühe teatritrupi aastaid tagasi pidime minema Iraani mängima ühte lavastust, mis ei olnud poliitiliselt nagu väga oodatud sinna. Ehk siis üks Iraani lavastaja tegi siin Eestis tüki ja mind paluti sinna asendama ühte näitlejat, mõtlesin kõik sisse nii ja. Ja kes ei saanud viisat? See oli mina ja ma ei tea miks. Ja siis olid mul sõbrad Iraani näitlejad, kes ütlesid, ei tule ikka. Küll me piiri peal ajamaks ja kordudes, ei tea. Kas sa kuulsid muidu, mida öeldi, et sisse lastakse ja välja ei lasta? Ma just lasta. kuulsin seda just, et minu meelest see on palju huvitavam, aga sa mõtlesid näiteks seda kirjutades, just näiteks minu Iraani, et ma sellest äkki kirjutab pigem, et muidu otsivad mind siit samast Eestist üles. Konkreetselt Iraani puhul see kaalutlus, mis mul oli nende inimeste osas, kellest ma kirjutasin, et need, kes on endiselt Iraanis praegu või kes olid siis, kui ma seda raamatut kirjutasin, kui neid ära tuntaks, mis nendega juhtub. Kas ma kuidagi panen teise inimese ohtu nende kirjeldustega, mida ma sinna raamatusse kirja panen. Ja see oli see, mida ma kaalusin ja natukene ikkagi segasin neid jälgi, et kedagi ei paneks kehva olukorda. Või siis avatumalt sain kirjutada inimestest, kes olid selleks hetkeks juba lahkunud Iraanist ja kelle puhul on teada, et niikuinii nad tagasi enam koju minna ei saa. Aga iseenda osas ma ei tundnud nagu eriti vajadust tsenseerida, sest ma sain aru, et igal juhul selle raamatu ilmumine tähendab, et rohkem mina ka enam sinna minna ei saa ja ma olin sellega rahu teinud. Aga Türgi puhul oli küll natukene teistmoodi, et sellel ma käisin ikkagi päriselt siukse tsenseeriva pilguga üle ja kohendasin seal nii mõndagi, et ei paneks lõpuks kuidagi kehva olukorda iseennast ega meie riiki. Et me ei oleks olukorras, kus, ma ei tea, võib-olla avaldame mingisuguseid arvamusi, mida tingimata ei pea oma liitlase kohta avaldama. Jah, et minu meelest vaat sellised olukorrad on veel põnevamad tühjuse siin tsenseerid siin Karlovas, mis vahet seal on, mis või kuidas ma kirjutan. Ja keegi ei pane vangi. Ja see on tegelikult päris suur vahe, sest mina kirjutasin minu Ameerikat. Ma tõesti mõtlesin seda, mis nad mulle ikka teha saavad, ega nad mind vangi ei pane. Ja siin on tegelikult teine inimene, kes tõepoolest minu Türgi, minu Iraan mõtleb kategoorias, et vangi võidakse panna. Kuidas sinul ikka? Mul oli väga palju aega mõelda, kuna ma olen viimane, et mis asi see, ma pidin mõtlema siin natuke kiiresti, mis asi see tsensuur üldse on. Ja siis tuli selline märksõna nagu perekonnasaladus, et nendest ma ei tahaks rääkida, aga siis ma avastasin korraga, et võin ikka rääkida ausana, kui keegi tahab hullud arutada minu perekonnasaladusi,
no räägime siis ja kui miski tuleb välja, mul sellest ka suht suva. Aga teiste inimeste perekonnasaladused on küll niisugune asi, et neid ma ei soovi reeta, kui ma saan nagu midagi teada kellegi sõprade perekonnast, isegi kes ei ole minu sõber tema perekonnast, tõepoolest, kes isegi ei ole üldse minu sõber, siis need asjad on sellised asjad nagu, et las nad olla ja parem on nagu, ma ei tea, kas on tsensuur, millest ma praegu räägin, aga siin on tegelikult mõnes mõttes tsensuur, sest meie ühiskonnas, Eesti ühiskonnas on väga palju tabusid teemasid, väga palju erinevaid tabusid teemasid. Nii et no ühesõnaga ma võin rääkida, et ma võin iga kell minna drag queeniks kuhu iganes või riietuda ühesõnaga naiseks mängida, mida iganes mind see üldse ei sega, aga ma tegelikult ei taha öelda, et ma nägin seal näiteks teda või teda, las nad ise ütlevad. Aga see kirjanike on ka vaja muidugi, et nendel teemadel rääkida. Need mind kuidagi nagu hirmutavad isegi ära need tabud teemad, need tekitavad konnatiigi tunde. Seda konnatiigi tunnet mul Soomes eriti ei olnud, aga Eestis ma tunnetasin seda, aga seda konnatiigi tunnet, seda on võimalik leevendada kirjutades asjadest. Praegu tuli meelde ka see, et nii nagu on Supilinn või meil on siin näiteks oli Naissaar ja Prangli ja ilmselt ka Kihnu saar samamoodi, Karlova, et need väiksed Eesti kohad. Kuigi seal võib olla kriitikat, et kas sa ikka kirjutada õigesti on ju, siiski on hästi oluline see tänulikkus ja uhkus, et meil on raamatusse pandud, et meist on kirjutatud raamat. Et oled sa seda ka tundnud, et sulle tegelikult enne juba see Supilinna salaselts, eks ole, ma arvan, et sellest tegelikult üldse see alguse saigi see idee, et sa võiksid kirjutada minu Supilinn. Aga et sa oled saanud, kuidas siis ütleme, persona grata, väga oluline Supilinna sümbol. Annelillane. Tegelikult, jah. No, kes teab, võib-olla ta inimesed kunagi minu Annelinnaga, ma ei tea, aga praegu on ikkagi see, et sa oled selle nagu legendiks kirjutanud, suuremaks kirjutanud, kui see 1 ruutkilomeeter, on vist 1 ruutkilomeeter või ka rohkem. Ei tea, aga ma ei mõtle selle peale üldse. Me küll pisikese linna osa kirjutanud nii suureks. Ei mõtle selle peale absoluutselt. No võib-olla ei ole ka mõttes. Kas seda lõpetuseks öelda? Ma mõtlen ka, et kui ma nüüd mõtlen, kuidas teistest või endast kirjutasin endast loomulikult, aga mis mina selles minu Setomaa raamatus tegin, on see, et need, kes on seda raamatut lugenud, teavad, et on mõned lood, kus ei ole pandud inimese nime juurde, kelle kohta see käib. Ja nüüd on mul täiesti nagu hea öelda, et sellest on nii palju aega mööda, et ma päriselt ise ka ei mäleta, milline matroon see täpselt oli, kes niimoodi ütles või tegi. Ja mul on täiesti rahu ka enda nende lugudega, aga need lood olid minu arvates nii head ja värvikad, et ma ei raatsinud neid sisse panemata jätta. Ja lugejale, kes on kusagil kaugel, temale tegelikult tõesti ei ole vahet, milline matroon tegi mida. Seal kogukonnas on see tähtis, kes mida ütles, aga kaugemale lugejale on ikkagi oluline, et see lugu sisse sai. Nii et ma siis tulin mõlemale poolele vastu, et külas ei pannud sisse selle konkreetse matrooni nime, aga loost siiski nagu ei loobunud. Ja kui ma räägin sellest minu Setomaa raamatust, siis ega ma täpselt ei tea, et kas selle raamatu venekeelne tõlge on minu kausta vahel või ei ole, on ju. Aga ma mõtlesin ka ikkagi just, et nagu tagasi saaks, et paar sellist asja. Et siis see, kuidas sa Venemaast kirjutasid, et oleks nagu piisavalt viisakalt kirjutatud või? Tai saartes sa küll venelastest väga viisakalt ei kirjutanud. Olgem nüüd täpselt ikka, mina kirjutan ikkagi Setomaast, ta lihtsalt satub olema osa siinpool kontrollijoont ja teine osa siis teisel pool kontrollijoont.
ja seda, mis on seal kuskil kausta vahel, ei tea me keegi täpselt. Las mõned lood jäävad fantaasia juurde. Aga praegu ma arvan, et lõpetame siis selle meie ametliku poole minusarja kokkutuleku, mõttetalgud, küsimuste otsimise, vastuste otsimise ja jätkame minusarja tegevustega. Aitäh!